Tere, head sõbrad! Romeo ja Julia tuleb märtsis vaid mõnel õhtul Unibet Arenale. Enamus piletid on välja müüdud. Me oleme praegu T1 mõned päevad enne seda, kui see muusikal siis hakkab Unibet Arenal proove tegema. Ja siin on siis väike osa sellest lavast valmis pandud. Sisuliselt kõik näitlejad on kohal. Enne kui ma üldse jõudsin kohale, öeldi mulle, et Jüri, sul on täna üks roll. Sa pead täitma ühe ehitusjuhi ülesandeid. Siin on lavastaja Tanel Saar ja me juba teeme proovi. Sina mängid Julia isa, eks ole. Seda kurja juurt. Me teeme seda asja tõesti esimest korda täna ja on külalisnäitaja Jüri. Jüri, jah? See on esimene korda. Üldse laval või? Ei, ära, ma ei tahagi teada. Lihtsalt Jüri, ära midagi perse keera, just. Sinu fraas on seal kirjas tekstis küll, aga just sa võid seal natukene nagu pikemalt minna. Aga meil olid need paberid üldse teise kuupäev ja Üllar katkestab ja kui Üllar katkestab, siis jutt saab ka otsa. Või pole lihtsalt, aga... Pillimehed, tööle! Tšekk, kuule, mulle tundub, et see viker töötab. Kas ma proovin teist ka? Kokkuleppest te kinni ei pidanud. Aga... Ei mingi taga, eks ole, me vaidlesid, me loeme lepingut ja lepingu järgi on 3 miljonit kusagil, 3 miljonit, kui te asju konkreetselt kokkulepitud kuupäevaks valmis ei saa. Aga ma räägin ei mingi taga, eks ole. Las juristid võtavad ühendust. Tervist kõigile, kõik korras? Ja nüüd on teil tund aega, et see töö ära teha. Mida te pool aastat tegema pidite? Kuule Jüri, ega täitsa esimese korra kohta ei olnudki täitsa, ma olin valmis hullemaks, aga läheb veel paar päeva aega. Ei, tegelikult see aga olid väga ausad, selles mõttes, et okei. Nii, meil on üks näitleja veel. Meil on siin komme ka, lavastajal on karistus mõeldud välja hilinejale, näitleja, kes hilineb. Mul üks jalgi on katki. Mis kontekst on? See on nii, et see on ööklubi. Ja sa ei ole saanud... Oota, ära mine! Minuga koos läbi. Ja sa ei ole saanud ööklubi õigeks ajaks valmis. Ja kohe on avamine. Nii et tähtajast te kinni ei pidanud. Ei mingit aga, eks ole, ei mingit aga. Proovid veel või? Ja ma ütlesin ei mingit aga. Me loeme lepingut ja lepingu järgi on kuskil 3 miljonit, kui te asja viimse detailini kokkulepitud kuupäevaks valmis ei saa. Mis aga? Las juristid suhtlevad omavahel. Ja nüüd on teil tund aega selle töö jaoks, mida te poole aastaga teha ei suutnud. Ei, mees! Ma kardan! Esimese korra kohta ka täitsa nii, jaa. No ma ise võib-olla oleks pannud emotsioone rohkem juurde. Ei, mul oli... Nagu rohkem nagu filmi näitleja praegu, see on nagu ma lihtsalt ütlen niimoodi, et see mees, kes siin on Üllar ja ta on ikkagi viimane võmm olnud ja ta on peksud kuidas see noormees nii rõõmsalt üles on kasvanud, kui siuke isa on, kes nii kurjast ütleb. Mis aga? Stsenaarium tehakse läbi, meile mõtlesime üles mehe, kes 20 aastat tagasi selle asja ikkagi käima tõmbas. Kas on selline tunne ka, et sa oled justkui kõike seda juba korra elus teinud? Jaa, ja tegelikult oli 5 aastat tagasi, kui see tüki algust sai 15 aastat, siis ma korra põrgatasin seda mõtet erinevate produtsentidega, aga siis tundus nagu aeg ei ole veel küps, aga nüüd on aeg. Kuidagi tundub, et praegu on õige aeg, kõik asjad jooksid kokku, eks ole. Kui sa vaatad neid inimesi siin põrandal, eks ole, kas keegi on nüüd samas rollis ka justkui ei ole? No on ikka, Kaire on. Tundub, et on pädevad inimesed ikka võrreldes 20 aasta tagusega. Vaata uus põllu kohta ma ei tea, ma ei ole, teda on sellist draamanäitlejana näinud nagu väga. Muidugi on, mis küsimus see on. Meil on siin tippud koos, et loomulikult. Nagu esimene kord, kui hinges möllab torm. Palju siis võrreldes 20 aastase taguse ajaga? See stsenaarium muutunud? Stsenaarium ei ole, see lugu on juba... Lugu on juba ammustust aeg. Natuke tegime seda teksti ümber, sellepärast, et meil olid aastal 2007 olid seal mingid naljad, mis olid pronksiööst ja mingisugused viited, mis olid nagu ajastuga nagu kaasnevad, et tol ajal ei olnud Tinderit näiteks. Lavastaja käest siis, kui me hakkasime tegema, siis ma väga palusin tunkivalt, et ta võib olla küll tänapäeva ja Eesti, aga et ta peaks olema samas natuke nagu muinasjutt ka ikkagi. Lavastaja ongi Tanel, eks ole. Me saime ka kiirelt teha, et olulised rollid. Pole üldse viga, täitsa hästi tegite. Küsimus on selles, et kas tasudest räägivad inimesed nagu... Pärast etendust, siis kui on... Tasust, siis kui produtsent võtab kõik selle raha ja siis igaüks tuleb laua juurde, siis ta annab nagu... Kuule, täna oli sul päris hea ja annab, jah. Räägime peaosalistest ka, Jaagup ja Vanda. Jaagup on üldiselt üks päris ilus nimi. Selle järgi valist. Nad on suurepärased lauljad muidugi, aga vaata, kui seda näite nimisi laval ei ole otseselt olnud,
siis loomulikult lavastajale on see paras pähkel. Aga me saame hakkama ja iga päevaga ma näen, kuidas need rollid nagu tulevad ühtseks saavad, et see on väga kihvt vaadata. Kui palju muudab asjaolu etenduse see, et teades, et piletid on praktiliselt kõik välja müüdud? See on lisapinge, sest ootused on kõrged ja paljud inimesed on minu käest küsinud, kas on see sama etendus, mida ma 20 aastat tagasi nägin? Kindlasti mitte. Meil on sümfooniaorkester ja meil on seal 100 tantsijat või ma ei tea palju, 120. Aga meie otsime nüüd produtsendi üles, sellepärast, et keegi peab selle pulli kinni maksma. Mõistlik. Ei no erinevalt meie arvamusest ikkagi produtsent on mõtlik natukene. Tulevad numbrid kokku ikka siis või? No ma veel ei tea, ma enam-vähem seda eelarvestan siin kogu aeg niimoodi ja vaatan, et siin, ma ütlen teile ausalt, iga päev tuleb mingit üllatuskulusid nagu juurde. Tiim on suur, meil peab söötma, jootma, seal lava vaja ehitada, kõik need valgused. Nemad arvavad, et tappi tuleb nagu plöga, see ei ole päris nii. Kui sa vaatad seda näitlejate miljardi, kui sa arvad, et nad on mingid odavad. Ei olnud kordagi mõttes ka, et nad oleks. Sa arvasid, et küsivad palju vähem. Jah. Kuidas see asi siis nüüd niimoodi läks, et Romeo ja Julia 20 aastat tagasi Terminaatori mehed tegid, tuleb uuesti ja jõudis sinu kätte? Edmar Tuul mõtles, et teeb seda Viimsi muusikakooliga ja teeb seda Viimsi Artiumis. Ja siis ühel hetkel Jaagup ütles, et ma ei tea ikkagi nii väikselt ta võib-olla ei taha. Ja siis Jaagup ütles Edmarile, et kui sa tahad seda korraldada, siis võtab ühendust Puusepaga. Siis ma hakkasin seda tiimi kokku panema. Kui ma oleks teadnud 1,5 aastat tagasi, et see kuramus on nii raske, võtab mind ära naise ja lapse juurest ja võtab mind igalt poolt mujalt ära. Sa elad praegu siis prooviruumis? Põhimõtteliselt ma elan siin. See on põrgulikult raske. Kas sa ise mäletad seda 20 aasta tagust Romeot ja Juliat? Ma mäletasin muidugi Ele Kõrvet ja Kristjan Kasaru absoluutselt. Muusikali ma kahjuks vaatamas ei käinud, sest ma olin seal Haapsalu kandis ja vanematel raha polnud. Paides oli sama lugu. Ja nüüd seetõttu vaatan kõik ära ja vaatan veel proovid ära, eks ole. Ja mulle meeldib see, et Kertu Moppel tuli ja kirjutas tegelikult meil uue teksti. Kui Jaagup siin ütles, et on natukene muutunud, siis tegelikult tekst on ikka väga palju muutunud. Ja need meie LED-i lahendused ja produktsioonilised lahendused tänapäeval versus 20 aastat tagasi, need on ulme. Oo, Romeo! Romeo, mu Romeo, tere! On sul varem olnud mõte, et sa võiksid sellises suures lavastuses üldse olla kunagi? Ma olen ikka eluaeg, ma olen oodanud, et millal saabub see õige roll minu jaoks ja selle muusikali näol ma tõesti täitsa siiralt nagu tunnen, et see roll olekski nagu minu jaoks nii-öelda kirjutatud. Räägi, oli päriselt ka castingud? Kui ligi 200 noort äkki käis läbi nendest castingutelt. Kuuldavasti olid ka mõned vanemad. Kuulsad Eesti lauljad ennast nooremaks üritanud teha. Produtsendid nägid läbi. Mis te tegema pidite castingul üldse? Esimene voor oli üldse tüke, et filmid ennast laulmas seda mingit laulu. Mul oli kalendris kirjas, et see castingu tähtpäev on nagu too päev. Ma olin lõpuks nagu too päev lendasin sama õhtul lendasin Palile ja siis lõpuks olin lennujaama sõitmas ja siis tuli meelde, et mine pekki, et see castingu video jäi tegemata mul, eks ole. Ja jõudsin sinna lennujaama ja mul oli täpselt niimoodi 15 minutit oli nagu selle lennuki peale minekuni ja lennujaamas on see suur Estonia, see Deep Claver, eks ole. Ja siis ma kiirelt võtsin YouTube'is selle laulu ette, kuulasin need akordid, eks ole, ära ja panin lennujaamas selle klaveri telefoni sinna klaveri peale ja siis lennujaamas tegin oma selle casting video niimoodi, et selle video keskel tuli juba see lugupeetud Jaagup Tuisk, ootame teid lennukile, nagu nüüd on viimane aeg. No tšau. Paari minuti pärast hakkab boarding ja ma teen selle video ära. Kuidas lasin sellel kõigel juhtuda? Kuidas lasin kõigel sellel juhtuda? Ja mina tulen. Ma pidin castingu video ära tegema. Kui sa kirjeldad enda vanusele või nooremale veel, millest see siis räägib, et kes tulema peaks vaatama? Tänapäeva siuke noore ja ulja armastuse lugu, Paralleele on muidugi ka selle originaalse Shakespeare'i looga, eks ole, aga ma arvan, et see teebki selle just nagu ägedaks. No see on ajatu lugu, Robi. See isegi räägib sama palju armastusest kui ka vihkamisest. Kuidas see energia Vandaga? Te peate ju omavahel ju ideaalselt klappima. Ausalt öeldes vihkame üksteist. Ongi nii, jah? Ei saa nagu üldse läbi. Aga ma vaatan, mina olen siin üks pilti. See küll vihkamise pilti ei ole. Ootan. Kuule, kas see on AI? On küll, jah. Aga see on AI. Aga kusjuures mul läks pikalt, aga sa said kohe aru. Tegelikult on äge, mis seal salata, et meil seal castingul ka katsetati, eks ole, erinevaid siis Romeo kandidaadid, Julia kandidaadid katsetati omavahel nagu läbi ja tõesti Vandaga oli selles mõttes esimesest hetkest oli kuidagi energia oli hea. Aga me otsime siis teise peaosalisega üles. Kas tema seda pilti on üldse näinud? Täpselt, tahtsin sama asja öelda, äkki talle ei meeldi see lugu. Väga põnev oli kuulata teie omavahelisest keemiast, kuidas Jaagup Tuisk seda nagu rääkis, eks ole. Ta kirjeldas seda, et kuidas sina oma sõnadega kokku võtaksid selle keemia. Ei
ole väga palju lavale veel jõudnud koos. Sa tead, et Jaagup on teisel pool? Jaa, kohapeal meil oli ikkagi esimesel päeval, ma ei tea isegi, kui palju neid tüdrukuid oli, üle 100 tüdruku käis seal kohapeal. Kõigilt küsiti, et kes võiks olla Romeo. Esimene voor sai tehtud ja siis helistati mulle, üteldi, et ootame tagasi ja siis tegime 3. vooru ja 3. voorus tegime juba nende viimaste potentsiaalsete Romeotega ka läbi ja tundub, et siis klappis meil. Aga kuidas sina ise võtaksid selle loo kokku? Sellel muusikalil on väga palju erinevaid tahke ja samal ajal saab väga suhestuda nende tragöödiliste osadega ja lõpuks lootust ja kõike muud ka, aga kõik teavad, kuidas see õnnetu lugu kahjuks lõpeb. Kui sa näed seda väikest osa sellest lavast, see on väike esimene suurem ärevus. Veel ei ole. Ma arvan, see võib tekkida Unipetis koha peal. See on nii pisikene väike killuke sellest, mis seal tegelikult koha peal on. Ja ma arvan, et vaadates, kuidas te praegu siin juba käite ja olete ja laulate ja tantsite, kas üldse ongi vaja enam proovida? Paar korda veel võiks. Paar korda? Aga mitte sinu pärast? Jah, ei, mul on hästi. Ott Lepland on siin ankruks olnud inimestele, ma olen oma väikese rolliga. Nii et las tema siis harjutab ja ma arvan, Vanda ja Jaagup saavad Unipetis juba praegu hästi hakkama. Mega. Siin me leidsime noormehe, kes täidab ka ühte osa. Tere. Väga meeldib. Ma olen tegelikult tööl ametlikult. Vabandust, et tööl on segab. Ma ei tea, kas puussepa ei ole. Me katame sind ära. Ta on väga kuri poiss. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et kas sa oled nagu tööl siin arvutis, et sa teed praegu mingit kontoritööd ja samal ajal ka oled proovis või need on üks ja sama? Mul on, nagu te näete, eks ole, tegelikult, see on niisugune suitsukate. Sa oled nii vana mees küll, et 20 aastat tagasi seda lavastust peaksid sa väga hästi mäletama. 20 aastat tagasi, kui seda hakati tegema, siis ma käisin isegi proovikatset. Läksin siis Nukuteatrist sisse, vaatasin Jaagup ja Andres Tvinjaninov ja Elmar Liitmaa ja kes kõik seal istusid ja siis mind pandi ühte stseeni tegema Tanja Mihhailovaga. Stseen oli siis see, et istute kahekesi kinos, üksteist ei tunne ja peate ära minema kinost armunud paarina niimoodi, et te ei vaheta mitte ühtegi sõna. Loomulikult ma ei osutunud valituks. Sest sa ei suutnud Tanjat... Sest sa hakkasid rääkima kogu. Ma ei kuulsad inimesed ümber ringi, eks ole. Ma olin nagu natuke segaduses ka. Noor poiss ja ei saanud aru, mis toimub. Ta käis siis ka, kui ta mis ta oli, siis mingi 5-aastane. Kuule, siis ta ka ei saanud. Mina mängin siis sellist, ma nagu otseselt nagu nime ei ole, aga ta on siis selline, ta on tegelikult Julia vend. Kui Julia on tubli tüdruk läinud elus kenasti positiivset rada, siis vend on just vastupidi läinud selle päti ja sellise kaabaka rada. Võib-olla mitte kõige intelligentsem maailma peale kuri olev mees. Ikkagi sinust väga kaugel. Ei, vastupidi. Sa tundsid samas asja. Roll ideaalne. See on mulle ideaalne. Mõni roll on inimese jaoks loodud, eks ole. Laused on niivõrd loogilised. Nagu oma suustud. Ott teeb tööd praegu väga palju. Andres Kooktiiv, kas Ott ikka loeb? Mis su roll on täpselt? Ma mängin Baabrat. Ta on siis üks Romeo sõpradest. Kui erinevalt Ott Leplandist on sinu tegelane ikkagi natuke positiivsema kuvandiga. Jah, pisut küll. Ei käi nii palju närvidele. Sa rääkisid Otist või Oti tegelasest? Oti tegelasest. Mis on võib-olla kõige väljakutsuvam? No mina ei ole kunagi varem nii suurel laval esinenud. Materjali on palju, et on tantsud ja laulud ja kõike seda korraga kuidagi hallata. Ma arvan, see ongi, aga see on kõik väga huvitav. On selleks kuidagi võimalik üldse näitlejal laulja valmis olla? Ma loodan, et minu varasemad kogemused on mind selleks piisavalt hästi. See on väga ilus vastus. Kas sa oled esimest, ma eeldan, et kuidagi mingil kujul ikka näinud seda Romet ja Juliet, mis oli 20 muidugi ma nägin seda päriselt ja ma olin umbes 10-aastane, aga ma mäletan seda väga hästi. Sa oled täna esimene pärast Jaagup Teeme ennast. Tõesti. Kes on seda ikkagi näinud? Ma näen, et sa tegelikult vaatad siin ka koreograafiat. Väga tubli, näed. Kus Ott läks, näed, ongi arvuti lihtsalt sinna jäänud. Läin ka juba täitsa uskumatu. Tere! Keda mängid? Mina mängin Roosat. Roosa on selline vahva tegelane, kes on Romeosse tegelikult väga armunud, aga kuna nad on nagu eelkõige sõbrad, siis neil on see natuke niimoodi, Romeol on natuke meeldib keegi teine rohkem. Kes see on, seda saab teada alles. Praegu on jäänud veel umbes 6 aega. Kas mingisugune pinge hakkab tulema ka? Kindlasti pinge on just selle koha pealt, et kui me ikkagi sinna Unipetti lõpuks jõuame, siis on meil väga vähe aega. Et mida me siin üritamegi teha, et me üritame markeerida Unipetti, aga tegelikult meil hakkavad seal mingid motikad ja autod ja mis iganes asjad hakkavad kõik sõitma, et see kõik selgub seal nädala aja jooksul. Tähks sulle. Ja siin on nagu näha lõunal, juba lõunal alles tuli. Ma tahtsin küsida, et kas sa üldse tead? Oota, mingit mahta midagi ei ole, jube kuivad. On küll, kusjuures all on pood.
Lähed ostad? Kärt ütles, et autod tulevad ka lavale, et sul on ikka meeles see. Jaa, päriselt tuleb ka auto. On jah? Ja päriselt tuleb päris mootorratas ka lisaks nendele. Jaagup Kreem ei oleks nõus muidu. Vaata kui mõnus. Räägi, keda sa mängid? Mina mängin Kreegi, kes on siis Julia poole selline asjaajaja. Ütleme, kui me oleks Itaalias, siis ta teeks igasugu töid. Ja juba läheb edasi ühesõnaga, head sõitu. Suur areen, siis peab lavastega kõvasti karjuma. Siin on nagu kõnnid ühelt poolt, teisel pool, igal pool on staarid. Siin on nüüd meil koreograaf. Tantsusektsioon. Tervist, me ei taha üldse segada. Kas ongi nii väsitav või? Ja ma isegi ei ole nagu tervet koreat teinud. Aga miks teised ei hingelda? Teil on võhma. No mis tantsu läbiharjutamine praegu käib? Külakoerad, palun. Kui te juba tulite, siis palun. Jah, see selles mõttes, et meil on hullemaidki olnud siin. Ma ei näe ühtegi praegu. Ja nad olidki nii, nad juba... Nad on emos jälle, jah. Leia üles parem jalg. No ma sain teile väga hästi tundma. 5, 6, 7. No. Tagasi. 6, 7. Põmm. No. Poole vähem. 1, 2, 3. Hopp. Teisele poole. 1, 2, 3. Hopp. Paremale. Jah. Vasakule. Täpselt nii ma vigastuse saingi. Pööre. Ümber oma telje, jala laba peale ja 100 kiloga laks sisse. 110. Aitäh, ma väga. Hüppeliiges katki või? Pluss seal mida ei ole katki, ma ütleks niimoodi. Jaa. Hei. 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 Parem vasak. Vasak. Ja kardin kinni. Ma ütlen, tants on enesekindlus. Just. Seni, kuni sul on enesekindlus, sõbrad, seni sa lööd elus läbi. Jüri kostüümiproov on homme. Super. Läheme siis. Ja minu kohta ei ole midagi. Edasi iseseisev töö ja... Huvitav.